Nii, mis siis on head eesti keelelaagrid? Ma arvan, et ma ikkagi ei liialda ja ma tean, et kõik inimesed, kes on käinud seal laagris, selles mõttes väga paljud neist vähemalt on nõus sellega, et ma arvan, et head eesti laagrid üldse on kõige toredamad laagrid maailmas. Ja see ei ole, ma arvan, see ei ole selline nagu eputamise asi või kekutamise asi, vaid ma arvan, et see ongi, ma arvan, see on väga suur saavutus, sest ma arvan, et laagrid ongi toredad ja need laagrid kindlasti ei ole valmis, need laagrid, et seal on arenguruumi veel palju-palju, aga need laagrid on väga võimaldavad. Ehk see, mis ma just rääkisin, eks ju, et selline endaks saamine, teistega suhelda julgemine, nagu julgede juhtimine, julgete valikute tegemine, riskimine, siis ma arvan, et see on see kõik, mida need keelelaagrid annavad. Nii, aga siis eesti keele laagrid on osa Eesti riiklikust, varem ta oli rahvuskaaslaste programm, nüüd on ta vist ülemaailmne eestluse programm. Ehk siis Eesti riik toetab maailmas elavaid eestlaseid väga erinevate tegevustega. Ja üks nendest tegevustest on siis eesti keele ja kultuurilaagrid või siis eesti keele ja meelelaagrid on vist see sõna, mida nad kasutavad siis Eestis, mis tähendab, et 13–18-aastased igal pool maailmas Eesti juurtega elavad noored saavad tulla Eestis laagrisse. Ja see on siis see, mida meie korraldame. Ja nende laagritel on siis selles mõttes nagu mitu eesmärki ja kuigi seal pealkirjas on siis see keeleteema, ehk siis see keel on nagu ühesõnaga, mina nimetan seda, et ongi, et nagu julgustada ja parandada eesti keele oskust, saada Eesti kohta teadmisi, leida endale Eestis sõpru või üldsegi nagu sõpru ja veeta nagu toredat suve, on siis need sellised suured asjad. See, kuidas mina võtan kokku, mida ma arvan, et me tegelikult seal laagris teeme, on, et mina tahan anda kõikidele osalejatele oma Eesti. Ja sinna kuuluvad nüüd ka juhendajad ja ka tugieesnoored, sest ma arvan, et see laager paneb nagu selle Eesti, kuna mina lihtsalt ei usu sellisse patriootlikku kasvatusse, mis tähendab, et me ei tee klassikalist eeleõpet ja me ei tee ka klassikalist Eesti õpet. Ehk ei ole olemas sellist programmi, et mida me kindlasti siis nüüd teame ja oskame seal laagri lõpus, vaid see Eesti on nagu siis pidev taust, et mõnes mõttes see laager toimub Eestis, ta toimub Venevere puhkekülas, mis on täiesti erakordselt ilus koht. Ja kus sa saadki olla selles Eesti looduse sees, rääkida eestikeelses keskkonnas, ilma et see oleks kohustus. Ja ma tahan, et igal nagu osaleja teadvustaks seda, mis siis see Eesti suhe temal, eks ju on. Ja miks ma ütlen sellise, kuna see on nüüd väga oluline, et minu soov ei ole tuua nende laagritega kedagi Eestisse tagasi ja kedagi teha eestlasteks. Ja miks ma seda rõhutan, on see, et need on nagu kaks asja, millest mulle tundub, et selline klassikaline väliseestlastega nagu jutt puudutab. Ja ma arvan, et see on väga repressiivne ja selline ohtlik, sest väga paljud meie osalejad on segaperedest, mis tähendab, et nendel ongi mitu identiteeti. Ehk nendel võib olla lausa see, et nende kõik 4 vanavanemat on kusagilt erinevatelt maadelt, siis nende vanemad on täitsa teistelt maadelt. Ja siis nad elavad veel kusagil 7. riigis, eks. Ja siis minu küsimus on, et kelle asi on otsustada, et mis maalane ta peab siis olema. Et see on selline Eesti nagu selline hästi kitsas vaade nagu rahvuslusele, mulle tundub, mis me alles nagu harjume sellega. Et ma arvan, et korraga on võimalik mitu olla. Ja eriti, kui sa oled teismeline, siis sa alles nagu otsid seda ja alles nagu paigutad ennast kuhugi. Ja seetõttu on minu meelest väga oluline nagu luua ruum, kus kohapeal ma saangi avastada, kes ma siis olen ja kuidas ma suhestun nende. Ja seetõttu on minu jaoks väga oluline on see, et on osalejaid, kes ütlevadki, aga see Eesti on minu ema, nagu emamaa. Et see ei ole minu maa, vaid see minu emamaa ja ma tahan teada oma emamaa või emakeele või ema rahvuse kohta rohkem. Või siis on see isa kohta. Mõni seostab juba iseennast sellega, et ma tahan saada oma maa kohta või oma keele kohta rohkem teada. Või oma vanaema, eks ole, et kes on juba seal mingid näiteks sõjapõgenikud olnud. Ja see on minu jaoks on nagu okei ja see on ka asi, mis on minu jaoks väga oluline meie laagris nagu kaitsta kõiki neid lugusid. Ja samamoodi on see, et me ei too tagasi, et kui mõni noor on, võib-olla tema vanemad juba sündisid teises maal või tema ise sündis tema maal või selles teisel maal, eks, siis meie asi ei ole kedagi koju tuua, sest meie asi ei ole otsustada, kus kellegi kodu on. Mina arvan, iga inimene loob oma kodu ise. Et minule piisab sellest, kui me selle laagriga nagu julgustame
Et ma võingi vigaselt rääkida, ma võin vigaselt proovida rääkida, et nagu läheb ära selline hirm Eesti nagu nii-öelda sellise eesti keele ees ja ka Eesti kohta teadmise ees. Sest see on nagu üks asi, mis võib olla nagu eriti juhendada, kuna ta küll kõik noored, aga tasub nagu meeles pidada, et ma arvan, te mäletate seda, eks, et kui palju te pidite nagu oma sugulaste hulgas, tegelikult te ju esitasite oma vanemate lugu ja seetõttu see meie sihtgrupp, kes meil laagris on, siis tegelikult nemad alles loovad oma lugu, mis tähendab, et tihtipeale nende see Eesti lugu on ikkagi nende emade ja vanaemade või isade ja vanaisade lugu. Seetõttu see, mis me nagu, ma arvan, kingime selle laagriga, on võimalusel avastada oma lugu, luua omad mälestused, luua omad sõbrad, nagu oma lugu. Ja see, kui selle tagajärg on see, et osalejad mõtlevad, et võiks Eestis õppida või võiks Eestis reisida või nad tulevadki suure rõõmuga siia Eestisse uuesti tagasi, siis see on ainult boonus minu jaoks. Ja see, kui nad nagu mõnes mõttes lähme sealt edasi veel, eks ju, et see, et nagu nad jätkavad selle loo rääkimist oma lastele kunagi, ükskõik kus nad siis, kus nende kodu siis nii-öelda elus on, siis see ka ei ole minu jaoks oluline. Ja minu meelest on veel nagu ilusam see, kui väga paljud näiteks nendest osalejad võivad leida endale samamoodi veel, ma ei tea, järgmisest maast endale kaaslase, mis tähendab, et nende laps omakorda on veel rohkemate erinevate nagu taustadega. Siis ma arvan, et see, mis me saame nagu õpetada, on, et kuidas on võimalik nendest kõikidest lugudest tegelikult, et kuidas need kõik lood on nagu võrdselt väärikad ja võrdselt olulised ja võrdselt osa minust. Nii et see on see, mida siis mina tahan nende laagritega nii-öelda anda kõikidele meie osalejatele, sealhulgas siis endale, sest need laagrid on aidanud minul avastada oma lugu Eestiga seoses, eks ju, et nagu väga-väga erinevatel moodidel ja samamoodi see, et ma olen küll teinud, sel aastal tuleb siis kokku juba üle 30 laagri, siis need laagrid ei väsi mind nagu üllatamast, sest meie laagrites on nagu paigus skelett, aga tegelikult see iga laager sünnib siis nagu nendest inimestest, kes seal koos on. Ja see on ka üks, mis on väga-väga suur nagu, ma arvan, eripära meie laagrite puhul, miks pärast nad siis nii head ja nii erilised on, sest ma arvan, et nad ongi päriselt väärtuslikud nagu selle konkreetse grupi seisukohast, et mitte me ei kopeeri, et need laagrid ei ole kloonid tegelikult, kuigi nad on suhteliselt ühesugused. Et pealtnäha on nad ühesugused ja sisult on nad siis täitsa erinevad, sest meie laagrites on ruumi igale inimesele. Ja see võib olla nagu seletabki nii-öelda seda, et kui ma need laagrid siis tegema hakkasin, siis austusest oma idee vastu, siis mul ei olnud ju mitte mingit ideed, kuidas seda teha, aga küll aga see laager osutus selliseks laboriks mulle või ta oligi nagu katseklaas natukene, kus ma siis sain hakata välja elama ja teostama kõiki oma ideid, et kuidas keeleõpet võiks korraldada, kuidas üldsegi sellist julgusõpet võiks korraldada, ja siis alguses mul olid ju juhendajad, kuna mina ise ei teadnud, kuidas seda teha ja mul olid juhendajad, kellele ma siis andsin ülesandeid, mida mul pole õrna aimu, kas nad nagu toimivad või mitte. Ehk tänaseks on ju see olukord selles mõttes muutunud, et enamus teist on siiski olnud nagu osal, see on väga suur, see on suur au, mis on selles laagritega juhtunud. Et need laagrid on ise kasvatanud endale juhendajad tegelikult, mida ma ei oleks eales uneski osanud arvata. Ja see, mida ma juba nägin, et see laagri mõju on, ma nägin seda teisel aastal, kui ma tegin ja oligi, see oli, ma arvan, selline laagri enam-vähem 5 minut, kui inimesed olid jõudnud Veneverre ja siis 2 tüdrukut, kes olid aasta varem olnud suhteliselt sellised aktiivsed, aga suhteliselt patid seal laagris. Ja siis nad saabusid uuesti ja nad tulid, küsisid mu käest, kas me teeme samamoodi nagu eelmine aasta. Ja ma küsisin, mis see tähendab, et meie korraldame. Ma ütlesin, jah, selge. Ja siis nad läksid ja korraldasid. Ja siis ma sain aru, et see, mis ma siis olin kogemata nii-öelda loonud, oli uskumatult nagu jätkusuutlik. Ja see on see, mis ma üle aastat olen näinud, kuidas osalejad tulevadki uuel aastal tagasi uue plaaniga. Ehk kui nad eelmine aasta ei julgenud midagi teha, siis nad nägid, et teised tegid. Siis nad aasta aega seedivad, siis nad tulevad mingi täiesti uue plaaniga, et nüüd see aasta ma teen ka sellist asja ja julgen. Ja sellepärast, et kui ma ütlen, et laagrid on pealtnäha ühesugused, siis ma arvan, et nende keelelaagrites kõige suurem võlu ongi see, et see skelett on tuttav. Ja me oleme teinud tegelikult nende aastatega selliseid natukene seda skeleti nagu remonti, aga tegelikult on ta suhteliselt sarnane, mis ta algusest peale oli, sest ta toimib lihtsalt. Ja see on nüüd see, mis on ka väljakutse juhendajatel, eriti kes on palju kordi käinud. Ja kuna see tavaline nagu haridus või selline tavaline maailm ümberringi tundub, et kõik peavad kogu aeg nagu muutuma, siis mulle tundub, et see meie areng muutub nagu sügavusse, et tegelikult ei ole vaja seda nii-öelda seda struktuuri, ei ole nagu sellist, et on vaja natukene remontida, aga seda ei ole väga palju vaja remontida.
ja seetõttu on olnud nagu need 9 aastat selline uskumatu ime mõnes mõttes, et näha, mis siis juhtub, ongi, et kuidas siis käib see 13-aastased, kuna siin see aasta teie hulgas on ka mitu inimest, kes osales kõige esimesel aastal laagrites, ehk siis oli selles pilootaastas ja nad on siia, nüüd on juhendajad ja palju aastaid juhendajad, nad olid palju aastaid osalejad, nad on juba palju aastaid ka juhendajad olnud. Et jah, et see ja kui paljud osalejad ütlevad, nad on hakanud kirjutama tänu nendele laagritele, ehk siis nende laagrite nagu see tagajärg või tulemus on olnud selline, mis ühelt poolt ma poleks, võib-olla sisimas ma niimoodi lootsin, aga see on olnud tohutu üllatus. Ja minu jaoks on see nagu olnud hästi oluline, et see ei oleks eesmärk, et see, et ma näen, et sellised tulemused nii-öelda tekivad, siis see peab jääma alati üllatuseks, sest sellisel juhul jääb see nagu sinu tulemuseks, et sellisel juhul ta ei muutu nii-öelda minu eesmärgiks, et ma nüüd hakkan forsseerima või nagu niimoodi jõuliselt seda välja kiskuma. Ja see on omakorda siis väljakutse meie laagrile ja ma arvan, see on see, miks seda laagrit ei saa kopeerida tegelikult, sest valdav osa laagreid või koole või õpetajaid ei ole suutelised nii vaba laagrit tegema. Ja seda vabana ka hoidma, ehk isegi kui alguses on nagu plaan teha nagu vaba, aga mida rohkem sul kogemusi on, mida rohkem sa tead, mis juhtuda võib, mida rohkem sa tead, mis nagu toimib, mis on edukas, mis on efektiivne, seda lihtsam on teha igasugused programmid nagu tihedamaks. Et sellisel juhul me valimegi ainult sellised tegevused, mis töötasid. Ja seetõttu on nii-öelda see vajab väga suurt teistsugust mõtlemist minult ja teilt juhendajatelt, et kuidas alustada igat laagrit nullist uuesti. Ja sealhulgas on nagu mõlemad pidi, eks ju, kui ühelt poolt ma olen näinud sellist tohutuid avanemisi ja tohutuid kasvamisi ja tohutuid arenguid, et kuidas olla endiselt see hell ja rahulik juhendaja, kes lubab nüüd nendel noortel, kes on uued inimesed, see on uus olukord, see on uus grupp, et kuidas nemad saaksid kasvada omas tempos. Mitte see, et ma olen varem näinud, mis juhtuda võib ja siis ma selles mõttes, seda on võimalik tegelikult teha, et ma kutsun selle kiiremini esile. Aga see ei aita tegelikult need osalejaid. Tegelikult on vaja, et see juhendaja oleks täpselt sama võõras ja täpselt sama hirmul, nagu ta oli esimesel korral, sest sellisel juhul saab see nagu koos kasvamine käia ja see juhendajana, ma arvan, see väljakutse on, et kuidas nagu olla endiselt siis see avatud, võõras, hirmunud juhendaja olukorras, kus ma juba tean, eks ole, et kuidas ma nii-öelda ei hakkaks seda nii-öelda jõuliselt nüüd tegema. Ja siis teistpidi on siis see negatiivne ots, et kui ma tean, mis seal laagris toimub, eks ju, et milliseid nagu, ma ei tea, pahandusi tehakse või milliseid pättuseid tehakse, eriti kes on ise osalejad olnud, teavad seda veel eriti hästi. Ja siis, kui ma nüüd muundun selleks juhendajaks, siis ühelt poolt on nagu see väljakutse, et kuidas mitte karistada järgmiseid osalejaid eelmiste osalejate pahanduste eest. Seda on hästi lihtne teha, eks ju, et ma hakkangi kartma ja hakkangi ette hoiatama ja hakkan ette karistama juba, et ma hakkan kahtlustama, et kuidas saada aru, et nüüd on uus olukord. Ja samamoodi on see, et kuidas jällegi, et nüüd, kui ma tean, mis kõik toimub, kuidas ma endiselt saaks usaldada ja armastada ja nagu vaadata, mis siin nagu toimub. Et kuidas ma juhendan siis selle pealt, et nii-öelda, kui ma tean, eks ole. Ja ma arvan, et see on ka mõnes mõttes, ühesõnaga võiks öelda seda, et kuna need laagrid on nii tohutult toredad, siis tegelikult nagu see avatus on nagu sellele juhtimisele ja korraldamisele ja vastutajale on tegelikult tohutu koormus. Ehk kuidas nagu avatuna püsida. Sellepärast, et ja ma arvan, et enamus teist on kogenud seda, eks, et kui lihtne on muutuda distsiplineerivaks, kui lihtne on muutuda kurjaks, kui lihtne on muutuda ükskõikseks. Ehk kui lihtne on muutuda selleks, mida te kõik olete kogenud õpetajate peal, erinevate kasvatajate peal, erinevates laagrites, et väga palju lihtsam on hoida seda ruumi paigas, hästi rangete reeglitega, hästi suure distsipliiniga, hästi suurte karistus nagu ähvardustega. Ja siis te kõik teate, mismoodi te ei usalda seda ruumi, eks. Ja kuna meie eesmärk on nagu headesti meie laagrites hoida seda mängu nagu teistsugusena, siis seetõttu on
on nagu see juhendaja roll hoopis teistsugune ja see on see, miks me seda koolitust ka enne teeme, sest mul on vaja, et te kõik nagu saaksid aru sellest. Olukorras, kus ma tean, et te ei saa sellest aru. Aga kuna mul on vaja ennetada seda, et ei tekiks reaktsiooni, et tahaks muutuda selliseks tavaliseks õpetajaks või tavaliseks kasvatajaks. Sest võib-olla üks asi, mis ma ei tea, ma paljudel vestlusel ka ütlesin, et ma olen näinud seda, et on olnud tiimid, kellega see laager muutubki tavaliseks ja see kogu see erakordsus, mis seal laagris on, see vabadus, usaldus, loomine, see koos tegemine, see on võimalik väga lihtsalt seal õpetada, et kui see tiim otsustab, et me nüüd muutumegi sellisteks piitsaga distsiplineerijateks, siis see laager muutub väga kiiresti, väga tavaliseks ehk selliseks harilikuks laagriks, kus kästakse ja keelatakse ja karistatakse. Nii et jah, et need keelelaagrid on selline, minu meelest on see selline võlupaik, kus ja kui lugedes neid tagasisidesid ja esseesid, siis see ei ole ainult minu peas nii. Ehk ma arvan, et meie osalejad avastavadki seda, et nad on väga palju rohkem, kui nad arvasid. Ja nad on väga võimekad, nad julgevad olla heatahtlikud. Ja see on, ma arvan, see, mis on veel isegi võib-olla minu jaoks kõige olulisem selline tõestus. Minu jaoks on see olnud nagu selline oluline tõestus, et kui sa inimese nagu vabastad ära olema, siis ta ongi heatahtlik tegelikult. Ta on märkav, ta on empaatiline, ta on osavõtlik. Samamoodi kui inimesed, kes on nagu ise pättust teinud ja nad on kogenud seda, et neid ei karistata selle eest või neile aidatakse mõista seda olukorda, siis nad teevad teistele sama. Nad kaitsevad samamoodi, nad nagu reageerivad nendes olukordades teistmoodi ja ma arvan, et see on selline ideaalne nagu selline kiusamismõtlemisvastane töö, mida me tegelikult teeme, ilma et see oleks eesmärk. Aga kuna meie eesmärk on see, et kõigil oleks tore ja kõigil oleks turvaline, siis see on see, mis paratamatult loob selle. Ja siis selle kõige nagu see tagajärg on veel natukene parem eesti keel ainult 10 päevaga ja suurem julgus, parem suhtlemine ja uskumatud mälestused. Ükskõik, kas siis see laager on olnud selline raskemat sorti või lihtsamat sorti või on suuremate selliste mõõnadega olnud või suuremate tõusudega, see pole oluline. Aga elu on näidanud, et see tulemus on alati sama. Aga see ja väga suur osa, et kuigi selle nii-öelda ideaalne laager on see, kus osalejad on võimestatud niimoodi, et nad teevadki ise, eks ole, ja nad teevadki alati meil ise. Aga see ise ei juhtu niisama, et seda ise loovad tegelikult juhendajad ja meie koos, see on see meie tiim. Ehk see on see, mis on enamus osalejate, kes on siis saanud juhendajateks ja nende kõige suurem nagu üllatus, sest neile tundub, et juhendajad ei tee midagi. Need juhendajad on lihtsalt toredad sõbrad seal laagris. Aga siis, kui nad tulevad juhendajate hulka, siis nad saavad aru, kuidas kõik asjad on läbi mõeldud tegelikult, et seal midagi nagu juhtimise seisukohast tegelikult ei juhtu juhuslikult. Ehk see vabadus on juhitud tegelikult, et see on nagu märgatud, hoolitud, läbimõeldud, reflekteeritud, väga vara sekkutud, et me nagu märkame varakult. Ja see on see, mis ma arvan loob kogu selle võlu ja see, mis tundub, et kõik on nii vaba, kõik on nii lihtne, kõik juhtub nii iseenesestmõistetavalt, siis tegelikult on see väga suure töö tulemus. Ja mul on väga hea meel, et sina oled otsustanud sel aastal seda väga rasket tööd tegema hakata ja mulle appi tulla, sest see on see, mida me teeme koos. Ja miks võib-olla on ka, et oleks nagu lihtne ju kaasata kõik, kes on hästi kogenud, siis tegelikult on väga vähe inimesi, kes püsivad nagu selles avatuses, kui nad saavad palju kogemusi. Ja seetõttu mina arvan, et see on nagu selline eriline professionaalsus, kes suudavad püsida nagu jätkuvalt sellises armastuses olukorras, kus te olete kogenud juba palju asju. Nii et tere tulemast kõigile ja teeme siis sel aastal jälle ühed eriti ägedad laagrid ja tere tulemast kõigile. Tere tulemast nagu juba kogenud juhendajatele, tere tulemast esmakordsetele siis laagri seest kasvanud juhendajatele ja tere tulemast täiesti uutele inimestele, sest meil on ka 2 täitsa headestist uut inimest. Nii et tere tulemast headesti perre ja maailma kõige toredamate laagrite korraldamisse.